Väino Kivinurm on kogu elu olnud tegus mees. Ka need koduaia minikasvuhooned ja taimepüramiidid on ta ise välja mõelnud. Endise ettevõtjana pensionieas sobiliku rakendust otsides avastas Väino, et Töötukassa toetab ka vanaduspensionile jäänud inimesi karjääriinfo ja koolitustega. Et Väino oli nooruses tegutsenud fotograafina, soovis ta nüüd oma oskusi täiendada ning õppida filmi- ja videotöötlust. Koolitaja sai leitud, see oli siis Tallinna Ülikooli filmiinstituut või kuidas neil see nime praegu kannavad, et nemad teevad vastavaid koolitusi ja kursusi. Balti filmi- ja meediakolledž. Täpselt nõnda. Aga seal tekkis selle oma rida. Meile kargas nagu kallale koroonakriis. Ja sellega need kursused kõik kahenesid, ei saadud gruppe kokku ja oli raskusi selle asja ajamisega. Aga õnnestus siis ka Töötukassaga ära rääkida, et saab individuaalse koolituse. Nii et tuli mul koolitaja siis minu juurde ja individuaalselt minuga tegeles. Ja see oligi see, mida ma tegelikult vajasin. Täna on Väino Tallinna karjäärikeskuses, et kohtuda karjäärinõustajaga. Aga tal on huvi testida ka karjäärikeskuse eksponaate, mida saavad teha kõik, kes keskuse uksest sisse astuvad. Esimene, millega me võiksime alustada, on siis tegelikult oma elu tasakaalu paika panemine, vaadata, kus te olete täna oma eluga. Ja siin on siis selleks erinevad heeblid, mida te saate liigutada. Alustame siis siit ekraani pealt ja praegu meil on ööpäevas 24 tundi ja nüüd te saate neid heebleid liigutada ehk panna siis endale kirja, mitu tundi teil mingiteks asjadeks ööpäevas aega on. Kuidas jagada 24 tundi pere, töö, õppimise, tervise, hobide, sõprade ja ekraanide vahel? Ja kas see pilt ka endale meeldib? Võib-olla magada tahaks rohkem mõnikord, aga lihtsalt oled selles ias, kus juba uni ei tule enam ja siis on mõttekas see ära kasutada, tähendab muudeks ettevõtmiseks, tegemisteks. Siin ma nüüd vaatasin nagu hobid ja töö, nad on kuidagi omavahel sidususes. Tähendab selle poolest, et minu eas on kogu töö ja kogu elu on hobid, eks see on niimoodi tuleb välja. Ja õnn on olnud oma eluke veeretada siiamaani ka selliselt, et kõik tööd, mida ma teinud ongi olnud hobid. Siis te olete väga õnnelik inimene. Selle tõdemusega liigutakse nii-öelda soojendusharjutuse juurest edasi, et luubi alla võtta Väino huvid ja oskused. Tihtipeale on niimoodi, et inimesed võib-olla ei oska alati oma huvisid sõnastada. Ja siin on meil selline eksponaat nagu minu huvide seljakott ja minu oskuste seljakott. Ja alustame siis huvide seljakotist. Ja siis siin on see sissejuhatused tõesti, et milliseid karjäärivalikuid siis inimesed saavad teha oma huvide põhjal. Ja siin on siis 60 väidet. Igale väitele siis tuleb anda kas jah või ei vastus. Kahtlemata on oskused hästi olulised, eriti erialased oskused, mida tööandjad välja toovad, aga lisaks nendele erialastele oskustele tänasel tööturul me ei saa enam piirduda erialaste oskustega, me peame vaatama seal ka neid üldiseid ehk ülekantavaid oskuseid ja ka sotsiaalseid oskuseid ja vot just need viimased on eriti tänasel muutuval tööturul muutunud selliseks hästi oodatud oskuseks, ütleme niimoodi. See loovus ja üldistamisoskus on teil kõige tugevam kõikidest nendest oskustest. Siis järgmine on ettevõtlikkuse organiseerimine, infoanalüüsiga siis kasutamine, juhtimine ja eestvedamine. Et kui me nüüd räägime näiteks uue töö otsimisest või enda tutvustamisest kellegile kolmandale, et siis on need osad, mille peale te saate rõhuda, et need on teil kõige tugevamad ja nendega te saate kõige paremini hakkama. Oskuste test kinnitas, et Väino on teinud õige valiku. Loov ja ettevõtlik mees plaanib olla ise endale tööandja ja tulevikus, miks mitte veel kellelegi tööd anda. Mina pakun
piltide digitaliseerimist, mustvalged värgid, siis piltide baasil või kellel on, kes on enne fotograaf olnud, aga nüüd on keegi ei hakka enam kemikaalidega tegutsema ega õiendama. Tooge ka filmid, ükskõik mis seisus nüüd on, ei olegi oluline. Ka need filmid on võimalik digitaliseerida, pärast pöörata positiivseks, töödelda need pildid ja saame jälle pilte. Samas võib ka diapositiivid näiteks. On ka olemas inimestel palju vanu fotosid, mis vajaksid nii digitaliseerimist kui töötlemist. Ja samas võiks nüüd on meil moes näiteks iga inimene saaks kas kooli lõpetamisel või peresündmusel või ükskõik mis puhul omale luua sellise loo, et laseb arvuti kaudu läbi interneti vastava firmaga loob omale ise raamatu.